Mina, Jüri Kotšinev, sündisin 1960. aastal ja see on minu koduõu ja koduhoov, mis nõukogude ajal kandis mitte Erika tänava nime, mis ta oli Eesti ajal, vaid admiral Nahimovi tänava nime. See on see lapsepõlve mängumaa ja tallermaa ja ümberringi oli siis kõik keskkond venekeelne, rääkides multikultuursest Eestist. Ja meie väike hoov, kus oli 4-5 Eesti poissi, kes õpetasid mind muide eesti keelt rääkima minu naabritena, pidasime siis seda nagu üheks suureks muinas Eestiks ja kaitsesime seda välisvaenlastest. Ja välisvaenlased põhiliselt tulid sealt hoovi poolt, kus olid ühiselamu tüüpi korterelamud ja seal elas neid juba kümneid. Ja äkkrünnaku eelis on see, et lööb pahviks, eks ju, jooksevad. 20-30 poissi suure kisaga, nagu see kõik juurde käib, mingid roikad kaasas. Ja meie olime siis seisnud kuskil umbes siin ja hakkasime taganema. Õigemini lihtsalt ära jooksma. Ja jooksime, mina jäin kõige viimaseks. Ja siis, kui ma olin jõudnud umbes selle põõsa juurde, mis siin on, järsku ma ei tea, kust turgatas mul pähe mõte, et aga mida mina jooksen? Ma olen ju ka venelane. Ja hakkasin umbes samade sõnadega, mida ma keelt valdasin, eks ju, jooksma vastassuunas kogu sellele karjale vastu. Ja siis toimus siukene ida ja lääne kokkupõrge, tähendab, üles tõstetud tool langes täpselt lagi pähe, tooli põhi lendas ära ja nüüd see poisike, kes jäi mul nagu sinna tooli, ta jäi nagu tõrre sisse, ta ühesõnaga nagu raamid tekkisid talle, eks ju, aga ta kohe minestas. Löök oli nii tugev. Ja võt see minestuse hetk, kus ta kukkus maha juba niimoodi kokku raamitult, eks ju, avaldas sellise efekti, et kõik ülejäänud 19 või 18, palju neid seal iganes ei olnud, keerasid otsa ringi ja hakkasid täpselt sama kisaga jooksma tagasi aia suunas, kust nad tulid, aga see oli juba hädakisa. Nüüd minu 3 sõpra, kes olid jõudnud parasjagu oma trepist alla minna ja ukselink oli peos, vaatasid, et hetkeline muutus toimunud lahingus, aga mis täpselt toimus, nad ei näinud, sellepärast, et nad kuulsid ainult tohutult pauku. Kusjuures ma nägin, et see tooli põhi lendas ikka 1,7 meetrit. See oli tohutu pauk. Ja siis nad vaatasid, et ahaa, et mina üksinda ajan 19 tagasi. Nii. Ja keegi lamab juba kokku pakitult kohal. Jooksid tema juurde, eks ju. See toibus see hetk ja hakkas jooksma omadele järgi. Kõik oleks olnud ilus, aga ta ei saanud kokku pakitult kuidagi üle aia ronida. Ja me saime enda esimese sõjavangi, eks. Ja siis oli tohutu hurraa ja tohutu juubeldamine. Ja umbes niimoodi ma kujutan ette Tunelemb ja Lembitu, kui ta oleks ellu jäänud, Madise päeva lahingu oleks võitnud, eks. Ja siis ma muutusin järsku Eesti rahvuskangelaseks ja kui ma ei eksi, oli see Andres Lepp, kes oli must aasta vanem ja teatas mulle, vaadake, siin on Kalevipoeg, see on mina, eks, sest kõigil olid vaadatud juba need Kalevi raamatud ja võitlus sortsidega, eks, ja serviti ja kõik. Ja võt see eestlusesse sulandumise akt, mis tegelikult toimus juba enne, kui me siin mängisime, eks, on markeeritud minu jaoks selle väga murrangulise sündmusega. Et see on jäänud nagu eluks ajaks tiksuma ja kõik ülejäänud on ehitatud juba selle peale.